Tere, mina olen Eerika. Täna on meil kavas erakordselt eriline episood. Meil on külas doonorite koordinaator Inna ja temaga koos meie munaraku doonor Ketrin. Head vaatamist! Tere Inna ja tere Ketrin! Tere! Mul on nii hea meel, et me teeme selle tänase episoodi. See on natukene erilisem kui võib-olla meil mõni muu episood, sest meil on siin Ketrin, kes on meie munaraku doonor. Aitäh, et sa tulid tänasesse saatesse. Aitäh kutsumast. Julge munaraku doonor. Võib-olla mõned vaatajad, kuulajad mõtlevad, mis asi see munaraku doonorlus üldse on. Inna, äkki räägid natukene meile sellest? See on munarakkude annetamine eesmärgiga kasutada seda teise naise ravitsükliks. Selles mõttes, et meie kliiniku patsientidel või mitte ainult meie kliiniku patsientidel juhtub nii, et munasarjade reserv on madalam või üldse nullis ja enda rakkudega IVF-tsükli läbida ei saa. Ja siis arst soovitab kasutada doonorrakke ja tulevad meie kliinikusse sellised julged ja ilusad naised nagu Ketrin annetada munarakke. Läbivad selle protsessi, munarakke külmutatakse ja kasutataksegi, ma väga vabandan, teise patsiendi ravitsükliks. Ketrin, huvitav on teada, kust kuuleb üks noor naine sellisest asjast nagu munaraku doonorlus ja mis annab selle tõuke, et tulla munaraku doonoriks? No eks tänapäeval on üpris tüüpiline, kõike nähakse internetist. Ma ise ka nägin esimest korda reklaami juba väga ammu, et siis ma olin kuskil seal 20-ndates eluaastates ja siis läks, ma arvan, 2-3 aastat mööda ja siis ma nägin uuesti reklaami ja siis juba tundus ajaliselt kuidagi õigem selle peale mõtlema hakata. Et siis sealt juba, ma mäletan, seal oli, et täida mingi taotlus, mõtlesin, et see on lihtsalt siuke mingi baasinfo, et võib-olla isegi ei vastata midagi, aga mul oli vist juba järgmine või ülejärgmine päev oli kiri postkasti, siis oli ups. Et nüüd läheb päriselt asjaks. Nüüd peab vist päriselt mõtlema hakkama. Aga kaua sa mõtlesid, et kas üldse tulla või kaua sul see mõtlemisaeg oli? Noh, peale seda, kui ma selle vastuse sain, siis ma mäletan, et ma lihtsalt mõtlesingi, et okei, nüüd see on nagu reaalne asi, mille peale peaks mõtlema hakkama, et seni on see lihtsalt nii-öelda idee olnud. Nii et tollal, ma nii palju mõtlesin, et ma arutasin oma elukaaslasega läbi, kuna ma tundsin, et see mõjutab ka teda, kui mina mingil pikas perioodis analüüsi asju läbi viima endaga ja nii edasi. Arutasin oma emaga ilmselgelt ja kuna lihtsalt ajaliselt kõik kuidagi klappis nii hästi kokku, ma seal sama suvel kolisin ka Tallinnasse ajutiselt, siis ma mõtlesin, et kui üldse kunagi, siis on praegu see esimene samm kõige parem teha, et ma olen Tallinnas koha peal, ma saan alati igale poole joosta ja minna, kui vaja on. Et eks see tuli üpris kiirelt, ma arvan mingi siuke nädal, 2 maksimaalselt. Et esimene etapp on ju vestlus, on ju? Kas vestlusele pääsesid kiiresti? Vist küll. Ma niimoodi isegi ei mäleta. Ma mäletan esimest vestlust, aga ma ei mäleta, millal see nagu niimoodi oli, aga ma arvan küll, et see oli üpris kiirelt, sest ma mäletan, et selle taotluse ma täitsin kuskil suve alguses ja suve algust me olime juba Tallinnas ka nii. Inna, räägime natuke nüüd nendest etappidest, et esimene etapp vestlus, intervjuu doonorkandidaadiga, siis ta on ju veel kandidaat, ta ei ole siis veel doonor. Et räägi natukene ka sellest anonüümsest ja mitte anonüümsest valikust. Ma ei tea, kuidas ma hakkan praegu anonüümsest rääkima, kui doonor on siin ja näitab oma nägu kaamerasse, aga mõned julged olemas. Ja vestlus, see tähendab, et mingi 30 minuti jooksul, hetkel me teeme seda online kogu aeg, ma vestlen kandidaadiga ja täidan tema vastuste järgi terviseankeeti. See tähendab, et mul on selline nii-öelda sotsiaal- ja bioloogiline info tema kohta, demograafia nii-öelda ja pluss
küsimused, hästi palju küsimusi esitan tervise kohta ja lähisugulaste tervise kohta. Nagu ma ütlesin, pool tundi kuskil vastan küsimustele, küsimusi on alati palju ja see on hea. Meie prioriteedis alati hästi informeeritud doonor. Ei meeldi, kui ei küsi kandidaat midagi, et peaks kindlasti kõik teadma riskidest ka ja nii edasi, nii edasi. Ja see ankeet, terviseankeet, mida ma täidan, pärast läheb arsti laua peale. Ja kas samal päeval või järgmisel päeval ma tean, kuidas edasi, et ma saan tagasiside arstilt ja edastan doonorile ja siis kutsun esmasele vastuvõttele, kui arst kiidaks ankeedi heaks. Et siis mitme osakonna vaheline koostöö absoluutselt on algusest täpselt peale. Nii, jah. Nii ja oletame nüüd see terviseankeet oli väga hea, kõik on, eeldused on kõik olemas. Mis järgmine etapp on? Esmane vastuvõtt, mis on üsna pikk, tund aega kuskil võtab. Et esialgu me kirjutame alla nõusolekuvormid, mida ma eelnevalt saadan alati tutvumiseks. Kui on küsimusi, siis enne allkirja panemist siis me vastame. Ja pärast on siis õe nõustamine, pigem selline meditsiiniline pool, süstimine ja nii edasi. Ja pärast võtab vastu arst, läbivaatus, ultraheli. Ja viimasena ka võtame vereproovi, antimülleri hormooni, mis näitab viljakuse tasemet, number one nagu selles mõttes näitaja, mitte ainuke. Ja ongi nii, et see on selline esmane ja paari päevaga me saame selle vereproovi vastust ja kutsuvad õed juba järgmisele analüüsile ja nii edasi, et iga doonor läbib hästi põhjaliku tervisekontrolli. Ja siis, kui analüüsid on kõik korras, ja doonor ütleb, et ma nüüd tahaks tulla, siis ta on saanud kätte juba süstimisõpetuse. Ja, meil on ülinünnid ämmaemandad, kes teevad õppetundi. Ja, oled nõus, Ketrine? Ma olen väga nõus. Ja pärast sõlmime lepingut, kui tervisekontroll läbitud, see ei ole enam kandidaat, see on doonor. Me sõlmime lepingut ja vastavalt sellele ja vastavalt tsüklile alustame siis stimulatsiooni peale, mida on siis põhiprotseduur munasarjade punktsioon. Ja stimulatsiooni käigus ju tutvutakse ka süstalde ja nõeltega, et Ketrin, kuidas sul nendega suhe on, kuidas enda süstimine välja tuli? Ütleme nii, et ega see suhe meeletult soe enne ei olnud. Eks seda vere andmist on ikka olnud elus, aga see on ikka midagi muud, kui sa pead ise ennast süstima. Aga ma ütleks, et ega seda siukest mingit suurt paanikat või asja ei olnudki, pigem eks see mingi õrn ärevus ikka oli, et kas sa süstid õigesse kohta. Ma mäletan, ma seda meeletult paanitsesin, ma ei et kas ikka on siin nabakõrgusel kuskil. et kuigi sul nagu on kõik ette ära öeldud, siis ikkagi see paari esimest korda olid siuksed, kus sa nagu kalkuleerisid võib-olla natuke isegi üle, et nagu ei usaldanud võib-olla ise ennast nii palju. Aga ja mida Inna ka mainis, et need ämmaemandad on lihtsalt nii nagu toredad ja soojad ja armsad, et ma mäletan, et ma küsisin vist 3 korda, et kas sa oled kindel, et täpselt see regi on siin? Ja sa oled õigesti aru saanud. Et selles mõttes see muutis selle protsessi palju lihtsamaks, et esimesed korrad ma mäletan, ma tegingi seda üksi, tahtsin võtta selle hetke, et ma saaksin kuidagi keskenduda, mõelda enda jaoks selle asja läbi ja edaspidi juba läks selles mõttes lihtsamaks, et ma teadsin juba ette ära, kuhu ma pean seda tegema ja kuidagi oskasin ennast ka nagu maandada, et eks kellelegi järjest ei meeldi ennast ise torkida, aga et see protsess ei olnud tegelikult nii kuidagi dramaatiline või raske, kui ma algselt võib-olla oma peas selle välja mõtlesin. Inna, aga miks munaraku doonor üldse peab ennast süstima? Selleks, et küpseks rohkem munarakke, mitte üks nagu loodus on ette näinud, eks ole. Aga ma tahan lisada veel seda, et süstimise ajal doonoril on alati telefoninumber, meie ämmaemandate telefoninumber, mis kogu aeg tal taskus ööpäeva ringselt. Ja juhul, kui on mingi küsimus ja või ta ei ole kindel, kuidas ta seda teeb, alati võib helistada, nagu ma ütlesin, 24/7. Et see annab sellise hea tunne, et on keegi, kes vastab sulle juhul kui. Nädalavahetustel ka on ju? Kindlasti, ja 24/7 täpselt. Just, ja siis
punktsioon juba paistab, kuupäev on paika pandud, tuleb teha ju trigger. See on siis viimane süst 36 tundi enne punktsiooni, et selle täpne tegemine on ilmselt ülioluline. Ülioluline. Me saadame SMS-e ka ja tuletame meelde igaks juhuks, et see oleks õigel ajal tehtud. Just, aga punktsioonipäev, mis sa sellest mäletad? Kuidas, kas oli ärev, kas kuidagi nagu oli, kuidas sa seda mäletad? Jah, eks ärev oli ikka olla. Ma mäletan, me tulime õhtu enne Tallinnasse, et siis saaks hommikul kohe krapsalt minna. Ja siis ma mäletan, mul elukaaslane viskas mu siis sinna maha, oli nagu okei, et eks siis anna teada, kui sa nagu toibud, millal peale pead tulema, kuidas sul olla on. Aga jah, ma mäletan seda, et eks ma läksin sinna kohale, üpris kiirelt oligi see riiete vahetus, valmispanek, räägid uuesti asjad läbi, et mis see tunne umbes olla või mida ma tunnen, mida ma ei tunne. Et mis mulle nagu iga etapi juures meeletult meeldis ka oli see, et nagu kõik räägiti sulle nii kuidagi spetsiifiliselt läbi, et sul ei tekkinud küsimus, mis nüüd saab, et see teadmine, et sa tead, mis see järgmine samm on, aitab väga palju selle ärevusega, et ilmselgelt kui sa ei ole esimest korda sihukest asja teinud, siis isegi kui need etapid on ainult 3 tükki ja need on väga lihtsad, siis see teadmatus ikkagi nagu tekitab sihukest sisemist mingit. Just, et ma mäletan, et ma läksin mingil sekundil tuttu, järgmine hetk juba ärkasin. Et et seda mingit ülemineku hetke ma ei mäletagi, et juba olin voodis teki all soojas ja vaikselt juba tuldi uurima, et kas ma tahan küpsist midagi. Et selles mõttes see protsess oli väga kiire, et ma mäletan käinud riiete vahetust ja järgmine hetk juba üles ärkamist. Et jah, sihuke see protsessi aeg oli sihuke kiire ja lihtne. Peale seda oli juba see, et tahtsid vaikselt süüa. Aga see sees ei püsinud. Aga eks see kõik oli ka jällegi ette arvata ja teada, et kõik esiteks närvidest, teiseks kõigest sellest protseduurist, et see oli sihuke esimene päev oli natuke hägusam võib-olla kui järgmised. Aga räägib sellest ja naeratab, et vist väga suuri kõrvalmõjusid peale selle isutuse ei esinenud. Jah, see esimesel päeval ega midagi muud väga ei olnud et ühe äkkpeatuse pidime seal maantee peal tegema, aga midagi muud ei olnud ja eks see oli miski, millega ma ei nii-öelda arvestanud ka, et eks kehad reageerivadki erinevalt, et ma ise nagu üritasin üleüldiselt ka seda protsessi võtta väga kuidagi, ma ei saa öelda nagu rahulikult, aga selles mõttes mõistusega, et ma ei üritanud midagi väga üle mõelda, et kui mul hakkab halb, siis see on üpris loogiline, et sul võib-olla hakkab halb, kui sa oled nagu kuskilt protseduurist tulnud, et see nagu käib käsi käes ja ma arvan, et see ka nagu veits aitas, et üritasin ise väga senn olla oma mõtete ja asjadega. Võin lisada, et oluline, et meie personal kogu aeg räägib sellest, mida patsient või doonor, mis on loogiline, mida ta hakkab tundma või mis ei ole loogiline, kus kohas see piir, millal ta peab kindlasti teavitama, näiteks kui ta on juba kodus peale anesteesiat ja nii edasi. Et seda piiri nad teavad väga hästi, need doonorid, ja see on väga oluline. Nad teavad, et kui mingi alakõhus, ebamugavus või puhitus või see on väga normaalne. Kui ei ole, isegi kirjas anname eks ole see vormi, kus on kirjas, mida ta peab tundma, mis ei pea nagu, millal juba peab kindlasti meid teavitama näiteks, et see ka aitab. Aga mis need kõrvalmõjud olla võivad? No ta ongi kõik need puhitused ja alakõhus ebamugavused või valud, et võtta valuvaigisti, see on normaalne näiteks. Kogu aeg me räägime riskidest, mis on nagu suuremad riskid, fikseeritud ei ole, aga me peame rääkima, arstid räägivad, õed räägivad kogu aeg, sest et see on invasiivne protseduur, niikuinii kirurgiline, lühiajaline, aga ikkagi. Et nagu ma ütlesin, kõige olulisem on doonorite puhul see, et meie prioriteedis on hästi informeeritud doonor, kes väga hästi teab, mida ta teeb. Ja ma võin öelda, et meil kõik sellised, see on väga hea.
aga protseduurist järgmine päev meil ämmaemandad, neil on alati graafikus meeldetuletus, et nad peavad ühendust võtma, kontrollima, kuidas läheb. Sulle helistati või? Jaa, sain kõik sõnumid enne ja sain kõik kõned ka peale seda. Et see käis jah selles mõttes nagu kellavärk, et ja noh, küsitigi täpselt nii, et eks ikka, kui küsitakse, et kuidas sul on, okei, on ju, et siuksed nagu sihilikud küsimused ka, et jah, ongi, et kas sa tunned seda või toda või kas sul on noh, midagi nagu öelda, et kuna sa olid juba varasemast protsessist nende inimestega nii selles mõttes siis nagu lähedaseks saanud, et siis see nendele küsimustele vastamine kõik tundus ka nii nagu lihtne osa protsessist, et ei löönud seda eestlaslikku seda välja, et mul on kõik okei, las ma sinna oma ette asjatan, et jah. Ämmaemandatel on check-up list, kuhu nad peavad kirjutama täpselt vastust, mis antakse, jah. Kas kogu see protsess, see on võib-olla nagu selline väga lai küsimus, aga selle protsessi käigus, kas mõni asi nagu tuli välja ka, mida sa varem ei teadnud, näiteks enda kohta või noh, selle protsessi kohta muidugi, kui sa tuled esmakordselt, siis ei, noh, kõik on uus, aga lihtsalt, et kas sa enda kohta ka midagi teada said? Jah, kindlasti. Noh, esimene see analüüs näiteks, või see analüüside periood, kus hästi palju neid erinevaid numbreid ja asju välja tuli, eks sealt juba oli nii-öelda õppimiskoht ka enda kohta, et see oli ka üks põhjus tegelikult, miks ma tahtsin ka minna doonoriks, et ma saaksin enda kohta teada, kas mul endal on kõik okei arvudega, mis seisus ma ise olen. Et noh, üks esimesi kohtumisi oli selles mõttes nagu šokeeriv, hiljem tuli välja, et kõik on okei, aga eks need mingid asjad on ikka inimestelt iga erinevad, et kas mis asi näitab näiteks ultrahelis, mida ei näita. Et see, ma õppisin ka seda, et minu jaoks on väga oluline, et ma saaksin tulevikus lapsi ja see kogus oli minu jaoks palju olulisem, kui ma arvasin algselt. Et see esimene šokk, kus noh, ultrahelist tuli välja justkui, et ei ole väga palju või tunduvad siuksed, et ühesõnaga, et miski ei ole päris nagu nii. Ma mäletan, ma seal koha peal nagu mingi, okei. Ja siis teel koju ma olin niimoodi ema kõne otsas, nutsin musta appi. Nüüd ongi kõik, nüüd hakkan hoopis ise midagi külmutama ja pean ise hakkama mõtlema, kuhu ma pöördun ja nii edasi. Et noh, hiljem see kõik nagu lahenes. Aga et kõik see oli ka nagu, ma ise tundsin, et see oli väga oluline informatsioon ja kogemus mu enda jaoks. Ja teine asi, mis lõi ka väga tugevalt välja, on näiteks pillide kasutamine. Et ma olen väga pikalt olnud pillide peal, kuna mul ei olnud sellega kõrvalmõjusin, et see tundus kuidagi kõige lihtsam viis, kuidas lihtsalt olla nii-öelda ennast kaitsta. Aga noh, tuligi ka välja analüüside käigus, et kuna ma nii pikalt neid kasutanud, siis oli meeletult pärssinud mul kõike, mis tähendas, et see protsess tegelikult, et jõuda sinna, et ma oleksin siis siuke, ühesõnaga, et ma sobiksin doonoriks siis niimoodi maksimaalselt, siis sellega läks, ma tunnen, kauem aega, kui ma ise võib-olla arvasin, kui ka võib-olla üleüldiselt oli plaanis või oli mõeldud, et see oli ka nagu siuke huvitav mõtlemiskoht, et need pillid ja asjad, nad küll kaitsevad sind, aga jah, teistpidi ongi see, et ma ei olnud kunagi mõelnud, mida see nagu kaitse nii-öelda see endast kujutab, mida see nagu tähendab. Et see oli algselt oli veits šokeeriv, et seda nii kaua peab siis nagu nii-öelda tagasi keerama seda tehtud nii-öelda. Et ma ütleks, et need kaks asja on kindlasti kõige suuremad, mis nagu pähe on jäänud siia. Hinna suhtleb erinevate doonoritega ju noh, juba kaua ja noh, igal ühel on omad asjad, mida ta selle protsessi käigus avastab. Võib-olla mõne jaoks on üllatus, et ta näiteks ei karda nõela. Et ta oskab süstida. Ja. Mõne jaoks ma olen ise näinud, mind on kutsutud kabinetti, kui mõni doonor on seal käsi ranne niimoodi, et võetakse verd ja ta on seal täiesti peaga minestamas on ju. Et siis ma tulen sinna teda äratama ja kommi pakkuma ja seda vett on ju. Et see on selline jah, teekond.
mida. väljakutse kindlasti. Just, et igaüks näeb seal mingit uut poolt endast. Jah, aga kas sul endal oli tunne ka, et Ketrin, et mõni asi võiks olla nagu munaraku doonorluse puhul võib-olla rohkem teada teistele, et või see kogu see informeerimine kogu protsessist? Jah, selles mõttes, et ma tunnen, et see, mida nagu siin ka praegu tehtakse, kõik need podcast'id ja eks TikTokis ollakse ka väga aktiivne, et jälgin isegi ja ma näen neid videoid, et ma ise tunnen, et see oli võib-olla asi, millest ma ise tundsin nagu algust puudust. Need siis mitu aastat tagasi, kui ma nagu lihtsalt vaatasin, et okei, munaraku doonorlus kunagi võib-olla eks näis. Et ma tunnen, et see on üleüldiselt siuke teema, millest lihtsalt ei olegi väga palju informatsiooni lisaks sellele, mis on siis see nii-öelda tavapärane, et mis see üleüldiselt on, mille jaoks see on. Et ma tunnen, et siuke nagu lisaks arutamine, et sul on siuksed väiksed lisainformatsioonid, mida sa saad kuskilt internetist vaadata, sul on päris inimesed, kes sulle räägivad. Et see on hoopis teise kaaluga kui see, et sa lihtsalt internetist loed mingit blogipostitust selle kohta, mis on munaraku doonorlus. Et jah, ma niimoodi midagi kindlat ei oskaks välja tuua, aga ma üleüldiselt tunnengi, et jah, et see üldine informatsioon oligi mingi hetk väga vähene ja et ma arvan, et see, mida nagu praegu tehakse, mida meie praegu teeme ja ma tunnen, et see on nagu väga-väga vajalik, kuna see jällegi ma tunnen, et see teadmatus on see, mis võib-olla ei hirmuta inimesi nii-öelda ära sellest tegemisest, aga mis lihtsalt lükkab seda protsessi edasi. Nad on nagu, et ma ei tea, mis tegelikult on, siis ma pean ju hakkama uurima ja on ju. Ja siis sa oled lõpuks 35 ja seaduse järgi ei saa enam doneerida. Just, et see kindlasti nagu kiirendab ja lihtsustab seda protsessi, et sa saad omal vabal ajal nii-öelda lisaks neid videoid ja asju vaadata ja aru saada, et kas see nagu on sinule. Sa näed ju ka neid inimesi, et kui sa tunned, et need inimesed on sinu jaoks sümpaatsed, see võib-olla lihtsustab ja aitab sul kas või näiteks seda kohta valida, kus sa seda teha tahad. Oleme õigel teel. Just. Et tundub, et ka kiitus meie turundustiimile, et selliseid asju tehakse ja tegelikult need videod on päris head ja saavad ka väga palju tagasisidet, mis on tegelikult selle asja eesmärk, et tegelikult meie kliiniku eesmärk ongi ju inimesi informeerida ja olla läbipaistvad, kuidas kogu protsess käib ja just seda nagu päris inimeste kaudu päriselt seda tehes. Aga üks etapp on veel, mis nagu ei tasu alahinnata, see on hüvitise maksmine, mis ilmselt ka väga oluline osa ja seadusega lausa ette nähtud. Et Inna, kommenteeri seda ka. On hüvitist et mida makstakse peale põhiprotseduuri, peale annetamist, tavaliselt ülejärgmisel päeval. Ja kuigi meil lepingus on mingi, ma ei mäleta täpselt 10-14 päeva selleks ja tegelikult teeme seda kiiremini. Ja pluss meie kliinikus makstakse ka kinni sõidukulud, eriti kui doonor ei ole Tallinna inimene. Bussi rongipiletid esitada mulle ja võt nii. Või kui sina oled puhkusel, siis mulle. Siis sulle, seda küll jah. Just, aga nüüd on kõik need etapid läbitud. Doonorit kas doonor peab arvestama ka sellega, et teda veel kord tagasi kutsutakse? No mina kindlasti võtan ühendust. Nagu ma esimesel vastuvõtul, kui doonorkandidaat tuleb kliinikusse esmasele vastuvõttele, me kirjutame alla pabereid ja ma alati räägin kõik neid protsesse, mingi 5 minutiga. Ja ma kogu aeg ütlen, kui peale esimest doneerimist sa väljud palatist ja kohe ütled, et ma enam ei tule, näiteks, siis ma kirjutan ikka 2 kuu pärast. Loomulikult, kohe ütlen ette, et kahjuks viljatus ei ole nagu eksisteeriv, vaid süvenev probleem, et doonoreid on palju, väga hea, aga liiga palju neid kunagi ei ole.
ja kui doonor tuleb korduvalt, no oleme väga tänulikud tõesti talle ja ma alati küsin veel kord ja kui 2 kuu pärast doonor ütleb mulle Inna ei, vot siis ma enam ei tulita. aga Ketrin, kas on midagi, mida sa soovitaksid naistele, kes kaaluvad hakata munaraku doonoriks? Just võib-olla sinu enda kogemuse põhjal, et kuidas see kogu protsess on ennast peegeldanud sulle? No esiteks ma kindlasti soovitaksin tulla. Ma ise tunnen, et see kõik need analüüsid ja see algprotsess, mis sa juba nagu läbima pead, on juba su enda jaoks lihtsalt nii kasulik ja oluline, et juba selle põhjal ma tunnen, et see nagu on kindlasti asi, mida võiks ette võtta. Aga jah, üleüldiselt lihtsalt, et see nagu see protsess on nagu selles mõttes üleüldiselt üpris vähenõudav ja ma tunnen, et see ongi hea viis, kuidas enda kohta midagi õppida, aga samas ka midagi nagu vastu anda, et ma ei tea, mul on nagu hea meel, et ma ise ei pea muretsema selle pärast. Samas mul on hea meel, et keegi, kes kuskil muretseb, saab sellele lahenduse läbi kas minu või läbi mõne teise doonori, kes siin all nagu on. Et selles mõttes, et tunnen see siuke lihtne isekas isetu asi samal ajal, et sa nagu õpid nii palju enda kohta, sa saad nii palju ise nagu sellest kasu ja samas sa saad nagu selle kasuga nii-öelda edasi anda. Et ja jah, kuidagi ja see teadmatus ka, et mida tegelikult ka Inna mainis, et kui sa lähed sinna kohtumisele ja öeldakse sulle, et kuna ma ikka ei taha, et siis see on ka nagu väga okei. Et selles mõttes, et vähemalt sa saad selle nagu algse informatsiooni kätte, et sa saad kas või teada, mis see päriselt on. Et mul on endalgi peale seda, kui ma siis selle ära tegin protsessi, on mul mitu tuttavat olnud, kes on tulnud küsima, et kuule, ma nägin sind seal klipis, et ma ei teadnudki, et sa käisid, ma ütlesin, et eelmine aasta käisin, on ju. Ja siis on mingi, et mis see endast kujutas või ma olen ka mõelnud minna, et tegelikult on nii palju inimesi ka su ümber, kes võib-olla on nagu seda kaalunud või mõelnud ja nad kui ei ole isegi nagu selles mõttes mõelnud selle peale, et see on päriselt teha või nad ongi ise ka ei ole nagu teadlikud, et isegi kui siis ei lähe, võib-olla sul on keegi nagu tutvusringkonnas, kes kuuleb, et sa käisid, kuuleb ära, mis sa talle räägid, on ju, ta mingi siuke asi on alguses ja võib-olla nad ise hoopis leiavad sealt selle sammu, et minna ja ise hoopis minna doonoriks, et see kindlasti ei ole nagu halb või häbiasi, kui sa ei lähe doonoriks, see ongi väga isiklik asi, mida nagu teha, et see ei ole kindlasti mingi siuke asi, mille pärast ennast halvasti tunda, aga ma tunnen, et see teadlikkus on ikka nagu ka väga suur osa sellest, et miks võiks minna. Inna, kuidas kontaktivõttudest selgub, kas paljud doonorid pöörduvad, sest keegi rääkis kuskil või kaalus ise või oli ise doonor? Nüüd viimase aasta jooksul hästi palju. Varem nii ei olnud. Ma olen juba kogenud selles mõttes, et minuga doonorid kontakteerivad juba hästi pika aja jooksul. Ja just mingi eelmise aasta jooksul ma märkasin, et hästi palju räägivad mulle intervjuus, et ma alati küsin, miks on selline otsus tehtud, tulla munaraku doonoriks. Ja hästi paljud räägivad muidugi sellest, et reklaam tuli ette, meie turundustiim tõesti töötab väga hästi, aga on juba inimesi, kes ütleb, mul sõbranna käis ja ma alati küsin, ära räägi, kes see on, aga ütle, kas meie kliinikus käis. Ja paljud ütlevad jah, et siis võt soovitati, see on nii meeldiv kuulda, tõsi. See on tõesti äge. Nüüd on Ketrinil erakordne võimalus võib-olla siis midagi erilist soovida peredele, kes võib-olla kasutavad sinu munarakke. Et mis sa neile sooviksid? Tegelikult on naljakas niimoodi mõelda, ma ei ole niimoodi selle nurga alt sellele mõelnud varem. Et mis sa ikka soovid, ma loodan, et minu rakust tulevad terved lapsed ja ilusad ja võiksid sama lõpused elavad ka olla, et võib-olla tulevikus tood ise ka doonoriks.
aga ei, eks selles mõttes, miks ma ikka tulin, eks ma loodan tõesti, et kuhu iganes minu munaraks siis läks, et ma loodan, et nad on ise sellega rahul, ise selle üle väga õnnelikud ja kõik laabub nii, nagu neil plaanis oli, et eks see on see lõppeesmärk. Patsiendilt me saame ka tagasisidet ja sõnumid doonoritele on sellised, kui ma küsin, siis mingi 80% patsientidelt, kes sai lapsi juba doonorrakkudega, ütlevad, et seda väljendada sõnadega ei saagi. Lihtsalt ei saa. See on nii suur õnn, et nii armas. Igal juhul aitäh, Inna, aitäh, Ketrin, et tulite tänasesse saatesse rääkima. See oli väga meeldiv vestlus ja väga huvitava uue nurga alt, et kui siin Inna räägib doonoritega praktiliselt igapäevaselt, siis mina räägin nendega, kes kasutavad doonorrakke igapäevaselt. Nii et aitäh teile. Ja, aitäh teile, väga tore vestlus oli. Aitäh!